Miks sua rehvid mustad? Perinseneriemad. Täna vastame küsimusele, mida sa võib-olla pole kunagi esitanud, kuid millel on üllatav ja inseneriteadusest tulvil vastus. Vaata ükskõik millist autot, mootorratast, veoautot või isegi lennukit. Mis neil kõigil masinatel ühist on peale rataste? Rehvid. Ja mis värvi need on? Mustad. Peaaegu alati. Aga kas sa oled kunagi mõelnud, miks rehvid on mustad? See pole ainult moe ega esteetika küsimus. Tegelikult on rehvide must värv üks suurimaid saladusi, mis puudutab vastupidavust, jõudlust ja eelkõige ohutust, mille materjalitehnika meile toonud on. See on põhiline element, mis muudab loodusliku kummi, mis polegi must, tugevaks ja vastupidavaks komponendiks, mis suudab taluda kõige erinevamaid tingimusi. Aga kui looduslik kumm ei ole must, siis miks on rehvid aja jooksul muutunud mustaks? Mis on see maagiline koostisosa, mis annab sellele tumeda tooni ja samal ajal parandab oluliselt kummi omadusi? Selle saladuse lahendamiseks pean ajas tagasi minema ja veidi mõistma rehvide ja kummi ajalugu. Autotööstuse algusaegadel, kui esimesed autod hakkasid liikuma, valmistati rehve peaaegu eranditult looduslikust kummist. Ja looduslik kumm, sellisena nagu see kummipuust saadakse, on tavaliselt piime värvusega, valkjas kollakas või hele beež. Seetõttu olid esimesed rehvid valged või väga heleda tooniga sarnased toorkummi värvile. Võite vaadata vanade autode fotosid ja mõnel neist olid tõesti valged rehvid. Siiski oli sellel puhtal kummil tõsine probleem. See polnud eriti vastupidav. See kulus kiiresti, oli päikesevalguse ja kuumuse mõjul lagunemisele vastuvõtlik ning ei pakkunud sõidukite üha kasvavatele nõudmistele vajalikku vastupidavust. Need pidasid vastu vaid mõne kilomeetri. Siis hakkasid insenerid ja keemikud katsetama lisanditega, et parandada kummi omadusi. Ja mis oli see revolutsiooniline lisand, mis muutis rehvide ajalugu ja tegi need mustaks? Vastus on tahm. Või nagu inglise keeles tuntakse, carbon black. Umbes 1910. aastal rehvi tootmises kasutusele võetud tahm on põhimõtteliselt peeneks jahvatatud süsinik, mis saadakse raskete naftatoodete mitte täielikul põlemisel. See ei ole lihtsalt värvaine, vaid materjal, mis integreerub kummi struktuuri. Aga kuidas suudab tahm, lihtne must pulber, muuta kummi nii märkimisväärselt? See toimib mitmel tasandil. Esiteks on see tugevdav aine. Tahm moodustab kummi polümeerahelatega keemilisi sidemeid, muutes selle palju vastupidavamaks kulumisele ja hõõrdumisele. See on justkui looks ta mikroskoopilise võrgu kummi sisse, suurendades selle tõmbetugevust ja rebenemiskindlust. Ilma tahmuta kestaks rehv vaid murdosa sellest ajast, mis ta praegu kestab. Teiseks, suurendab tahm soojuse hajumist. Liikuvad rehvid tekitavad palju soojust pideva hõõrdumise tõttu teega ja kummi paindumise tõttu. See liigne kuumus võib viia kummi nõrgenemise ja lagunemiseni. Tahm omab omadust soojust väga tõhusalt neelata ja hajutada, jaotades selle üle kogu rehvi struktuuri ning takistades selle koondumist kriitilistesse punktidesse. See pikendab rehvi kasutusiga ja aitab säilitada selle omadusi kõrgetel töötemperatuuridel. Lisaks pakub tahm suurepärast kaitset päikese ultraviolettkiirguse eest. Aga milline on musta värvi roll rehvide kaitsmisel päikese eest? UV-kiirgus on üks suurimaid kummi vaenlasi, sest see põhjustab molekulaarset lagunemist, mis muudab kummi rabedaks ja vähem elastseks. Tahm toimib ülivõimsa päikesekaitsefiltrina, neelab UV-kiirgust ja kaitseb kummi molekule. Ilma selle kaitseta praguneksid ja laguneksid rehvid päikese käes kiiresti. Teist värvi rehvide, milles puudub tahm, eluiga väheneks päikese käes pikaajalisel kokkupuutel oluliselt. Seega on just nende tegurite kombinatsioon
struktuurne tugevdamine, soojuse hajutamine ja UV-kaitse. See, mis teeb tahmast asendamatu koostisosa kaasaegsete rehvide tootmisel. Hinnanguliselt võib see pikendada rehvi eluiga kuni 10 korda võrreldes puhta kummiga. See vastupidavuse ja jõudluse paranemine muutis selle tööstusstandardiks ning must värv on rehvide universaalne tunnus. Aga mis siis, kui keegi soovib teist värvi rehve? Kas on võimalik saada rehve, mis ei ole mustad? Jah, tehniliselt on see võimalik. Oleme näiteks näinud valgeid rehve, nagu valge triibuga rehv, mis olid teatud aegadel populaarsed, kus ainult küljed olid valged. Ja tänapäeval on olemas värvilised rehvid, eriti jalgratastele või näitusautodele. Kuid nende värvide saamiseks peavad tootjad asendama tahma teiste pigmentide või tugevdusainetega, mis ei ole mustad, näiteks ränidioksiidiga. Kuigi ränidioksiid on samuti hea tugevdaja, ei paku see kõiki tahma eeliseid, eriti UV-kaitses ja soojuse hajutamises ning tavaliselt on see protsess ka kallim. See tähendab, et värvilised rehvid on tavaliselt vähem vastupidavad, kallimad või nende jõudlus on võrreldes tavaliste rehvidega kehvem. Kui sa oled siiani jõudnud ja sulle video meeldis, siis kindlasti telli kanal, kui sa veel pole seda teinud, pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, siis kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata platvormil sisu loomist ja saada meie videotes ära mainitud. Ja kui oled uudishimulik ja tahad rohkem teada meie soovitatud kursuste kohta, siis kasuta siin kõrval olevat QR-koodi või videokirjanduses olevat linki, et saada ligipääs mitmetele võimalustele arendada erinevaid oskusi, mis annavad sinu karjäärile eelise. Aga sina, kas oled kunagi mõelnud, miks rehvid on mustad? Või ehk tead mõnda värvilist rehvi, millel on huvitav lugu? Jäta oma arvamus siia kommentaaridesse, ma tahan teada. Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa kindlasti peaksid vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. Just nii, inseneriteaduse sõbrad. Suur kallistus ja kohtume järgmises videos.